6. kiri. Igavene poeg. Igavene poeg on kõikse isa esimese isikulise ja absoluutse idee täiuslik ja lõplik väljendus. Seepärast on nii, et ükskõik millal ja ükskõik kuidas isa ennast isikuliselt ja absoluutselt avaldab, teeb ta seda oma igavese poja kaudu, kes on alati olnud, on nüüd ja jääb igaveseks elavaks ja jumalikuks sõnaks. Ja see igavene poeg asub kõikide asjade keskmes, olles ühenduses ja otseselt põimudes igavese ja kõikse isa isikulise kohalolekuga. Põhjuseks, miks räägime Jumala esimesest mõttest ning viitame igavese poja tekkele ajas, mis on tegelikult võimatu, on soov pääseda inimintellekti mõttelainele. Niisugused keelelised moonutused märgivad meie kõrgemaid pingutusi saamaks kompromisside kaudu ühendust surelike olendite ajakammitsais meelega. Ajalise järgnevuse seisukohalt ei saanud kõiksel isal kunagi olla mingit esimest mõtet ega igavesel pojal algust, kuid mulle on tehtud ülesandeks kirjeldada igaviku reaalsusi surelike ajapiirangutes meelele just niisuguste mõtteliste sümbolite kaudu ning tähistada igavikulisi suhteid selliste arusaamadega ajalisest järgnevusest. Igavene poeg on paradiisi isa jumaliku reaalsuse määratlematu vaimu ja absoluutse isiksuse kõikse ja lõpmatu idee vaimne isiksustumine. Ja nii ongi poeg kõikse isa looja identiteedi jumalik ilmutus. Poja täiuslik isiksus näitab, et isa on tõepoolest kõikide vaimsete, tahteliste, eesmärgiliste ja isikuliste tähenduste ning väärtuste igavene ja kõikne allikas. Üritades aidata ajapiirangutega meelel paradiisi kolmsuse igaveste ja lõpmatute olendite suhete järgnevuslikkusest mingit arusaama luua, kasutame sellist kontseptuaalset vabadust, et räägime isa esimesest isiklikust kõiksest ja lõpmatust ideest. Mul pole võimalik inimmõistusele edastada ühtki tõele vastavat arusaama jumaluste igavikuliste suhete kohta. Seepärast kasutangi niisuguseid termineid, mis võimaldavad piiritletud meelel mingit aimu saada nende igaveste olendite omavahelistest suhetest üksteisele järgnevate ajastute vältel. Me usume, et poeg tuli isast. Meile õpetatakse, et nad mõlemad on määratlematult igavesed. Järelikult on selge, et mitte ükski ajalik olend ei suuda eales aru saada sellest saladusest, kuidas võib poeg pärineda isast ja olla samal ajal isa endaga võrdselt igavene. 1. Igavese poja identiteet. Igavene poeg on algne ja ainusündinud Jumala poeg. Ta on Jumala poeg, Jumaluse teine isik ja kõige olemasoleva kaaslooja. Nagu isa on esimene suur allikas ja kese, nii on poeg teine suur allikas ja kese. Igavene poeg on universumite universumi vaimse valitsuse kese ja jumalik haldur. Kõikne isa on esmalt looja ja siis juhtija. Igavene poeg on esmalt kaaslooja ja siis vaimne haldur. Jumal on vaim ning poeg on selle vaimu isikuline ilmutus. Esimene allikas ja kese on tahte absoluut. Teine allikas ja kese on isiksus absoluut. Kõikne isa kui looja ei tegutse kunagi ainuisikuliselt, vaid üksnes liidus pojaga või kooskõlas poja tegevusega. Uue testamendi kirjutajal olnuks õigus, kui ta oleks järgnevat öelnud igavese poja kohta. Alguses oli sõna ja sõna oli koos Jumalaga ja sõna oli Jumal. Kõik on loodud tema läbi ja ilma temata ei ole loodud midagi, mis on loodud. Kui Urantjale ilmus igavese poja poeg, siis kõnelesid selle inimkuju võtnud jumaliku olendi lähedased temast nõnda. Mis alguses oli, mis me oleme kuulnud, mis me oma silmaga oleme näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud, seda meie räägime elusõnast. Ja see annetanud poeg ilmus isast niisama kindlasti nagu algne poegki, mida annab mõista üks tema maa peal lausutud palvetest. Ja nüüd kirgasta mind, oo mu isa, enese juures selle kirkusega, mis mul oli sinu juures enne selle maailma rajamist. Erinevates universumites tuntakse igavest poega erinevate nimede all. Keskses universumis teatakse teda kui kooskõlastatud allikat, kaasloojat ja kaasabsoluuti. Superuniversumi keskuses Uversal nimetame poega kooskõlastatud vaimukeskuseks ja igaveseks vaimuhalduriks. Salvingtonil, teie kohaliku universumi keskuses, tuntakse seda poega teise igavese allika ja keskmena. Melkisedekid räägivad temast kui pojast, kellest pärinevad pojad. Teie maailmas, aga mitte kogu teie asustatud sfääride süsteemis, on see algne poeg segi aetud kooskõlastatud loojapoja
Nebadoni Miikaeliga, kes annetas ennast urant- ja surelikele rassidele. Ehkki iga paradiisipoega sobib kutsuda Jumala pojaks, on meil kombeks kasutada nimetust igavene poeg ainult algse poja, teise allika ja keskme puhul, kes kõikse isa kõrval on võimsa ja täiusliku keskse universumi kaaslooja ning kõikide teiste lõpmatutest jumalustest pärinevate jumalike poegade kaaslooja. Teine, igavese poja olemus. Igavene poeg on niisama muutumatu ja lõpmatult usaldusväärne nagu kõikne isagi. Ta on niisama vaimne kui isa, niisama tõeliselt piiramatu vaim. Teile, kes te olete alamat päritolu, võib poeg näida isikulisemana, sest ta on teile kõiksest isast sammukese võrra lähemal. Igavene poeg on Jumala igavene sõna. Ta on täpselt samasugune nagu isa. Tegelikult ongi igavene poeg Jumalisa isikuline avaldumine universumite universumile. Ja nõnda oli ning on nüüd ja alati õige öelda igavese poja ja kõikide teiste kooskõlastatud loojate poegade kohta. Kes teda on näinud, see on näinud isa. Olemuselt on poeg täpselt vaim isa sarnane. Kui palveldame Jumalisa, palveldame tegelikult samal ajal ka Jumal poega ja Jumal vaimu. Jumal poeg on loomuldasa niisama jumalikult tõene ja igavene nagu Jumal isagi. Pojal pole mitte ainult isa kogu lõpmatu ja transcendentne õiglane meel, vaid pojas peegeldub ka isa iseloomu kogu pühadus. Poeg jagab isa täiuslikkust ning vastutab koos temaga kõigi ebatäiuslike olendite abistamise eest nende vaimsetest püüdlustest jumaliku täiuse saavutamisel. Igavesel pojal on isa kogu jumalik iseloom ja kõik vaimuomadused. Poeg on Jumala absoluutsuse täius, isiksuses ja vaimus ning ta ilmutab neid omadusi juhtides isiklikult universumi vaimset valitsust. Jumal on tõesti kõikne vaim. Jumal on vaim ning see isa vaimne olemus koondub ja isiksustub igavese poja jumaluses. Esimese allika ja keskme universaalsusest eraldumine tugevdab ilmselt suuresti poja kõiki iseloomulikke jooni. Ja nii nagu isa jagab oma vaimset olemust pojaga, jagavad nad üheskoos täielikult ja piiranguteta jumaliku vaimu ühise toimijaga, lõpmatu vaimuga. Tõe armastuselt ja ilu loomise poolest on isa ja poeg võrdsed. Ehkki poeg näib pühendavat ennast rohkem universumi väärtustes sisalduva eralditult vaimse ilu teoks tegemisele. Jumaliku headuse osas ei näe ma isa ja poja vahel mingit vahet. Isa armastab oma universumi lapsi nagu isa. Igavene poeg vaatab kõikidele loodud olendite peale kui isa ja kui vend. 3. Isa armastuse osutamine. Poeg küll jagab kolmsuse õiglust ja õiglast meelt, kuid isa armastuse ja armu lõpmatu isiksustamine jätab need jumalikud jooned varju. Poeg on jumaliku armastuse ilmutus universumitele. Nagu Jumal on armastus, nii on poeg arm. Poeg ei saa armastada rohkem kui isa, ent ta võib olendite vastu armu üles näidata ühel lisakombel, sest ta pole mitte ainult esmane looja nagu isa, vaid ka sellesama isa igavene poeg, jagades nõnda koos kõikse isa kõikide teiste poegadega nende poja kogemust. Igavene poeg on kõigele loodule suur armu jagaja. Arm on poja vaimse iseloomu tuum. Kui igavese poja korraldused teise allika ja keskme vaimuringluse kaudu liikvele lähevad, on nad kantud armust. Et mõista igavese poja armastust, peate esmalt mõistma selle jumalikku allikat, isa, kes on armastus, ning jälgima siis tolle lõpmatu kiindumuse avaldumist kaugustesse küündivas abis, mida osutavad lõpmatu vaim ja peaaegu arvutu hulk tema hoolitsevaid isiksusi. Igavese poja hoolitsus on pühendatud armastuse Jumala ilmutamisele universumite universumile. Jumalik poeg ei lasku nii madalale, et püüaks veenda head isa armastama oma alamaid olendeid ja näitama üles armu ajalike eksijate vastu. Kui väär on maalida pilt igavesest pojast, kes palub kõikset isa heita armu oma alamatele loodud olenditele kosmoseainelistes maailmades. Niisugused jumalakäsitused on tahumatud ja kentsakad. Pigemini tuleks mõista, et Jumala poegade kogu armuküllane hoolitsus on isa kõiksest armastusest ja lõpmatust kaastundest tulvil südame otsene ilmutus. Poja armu tõeline ja igavene allikas on isa armastus. Jumal on armastus, poeg on arm. Arm on üles näidatud armastus. Isa armastus, mis toimub tema igavese poja isikus. Kõik see poja armastus on samuti kõikne.
Selles mõttes, kuidas sugu omavate olenditega asustatud planeedil armastust mõistetakse, annab Jumala armastust võrrelda isa omaga, kuna igavese poja armastus meenutab pigem ema kiindumust. Niisugused näitud on tõepoolest kohmakad, kuid kasutan neid lootusega viia inimmõistusesse arusaam, et isa armastuse ja poja armastuse vahe pole mitte armastuse jumalikus sisus, vaid selles, millisena ja kuidas seda armastust väljendatakse. 4. Igavese poja omadused. Igavene poeg on kosmilise reaalsuse vaimutasandi liikuma panev jõud. Poja vaimne jõud on kõikide universumi tingimuste suhtes absoluutne. Et vaimu gravitatsioon on igavese poja absoluutses valduses, juhib ta täiuslikult kogu eristumata vaimuenergia vastastikust ühendust ja tervet tegelikustunud vaimureaalsust. Kogu puhas osadeks jagamata vaim ning kõik vaimsed olendid ja väärtused reageerivad esmase paradiisipoja lõpmatule tõmbejõule. Ja kui igavikuline tulevik peaks saama tunnistajaks ääretu universumi tekkimisele, osutuksid algse poja vaimugravitatsioon ja vaimujõud täiesti piisavaks, et niisugust piiritut loodut vaimselt juhtida ja tõhusalt hallata. Poeg on kõikvõimas ainult vaimses vallas. Universumi haldamise igaveses korraldatuses ei kohta kunagi mõne funktsiooni pillavat ja tarbetut kordamist, sest jumalustel pole kombeks universumi eest hoolitsemist kasutult dubleerida. Algse poja kõikjalolek moodustab universumite universumi vaimse ühtsuse. Kogu loodu vaimne koospüsimine põhineb igavese poja jumaliku vaimu aktiivsel kohalolekul kõikjal. Kui kujutame endale ette isa vaimset kohalolekut, leiame raske olevat lahutada seda igavese poja vaimsest kohalolekust. Isa vaim asub igavesti poja vaimus. Isa peab olema vaimselt kõikjal olev, aga samasugune kõikjale küünduvus näib olevat lahutamatu igavese poja kõikjal toimuvast vaimutegevusest. Siiski usume, et igas olukorras, kus on tegu isa-poja kahese vaimu kohalolekuga, on poja vaim kooskõlastatud isa omaga. Isiksustega ühenduses olles toimib isa isiksusringluse kaudu. Oma isiklikus ja märgatavas ühenduses vaimse looduga ilmutab ta oma jumaluse täielikkuse fragmentides ning ükskõik kus ja ükskõik millal need isa fragmendid ka universumites ilmuvad, on neil täita ainukordne, erandlik ja eriline ülesanne. Kõikides seesugustes olukordades on poja vaim kooskõlastatud kõikse isa osadeks jaotunud kohaloleku vaimse toimimisega. Vaimselt on igavene poeg kõikjal olev. Igavese poja vaim on täiesti kindlasti sinuga ja sinu ümber, kuid mitte sinus ega osakesena sinust, nagu on saladuslik järelevaataja. Inimese sisimas elava isa fragment kohandab tema mõtteviisi üha jumalikumaks ning see ülenev meel muutub järk-järgult vastuvõtlikumaks teise allika ja keskme kõikvõimsa vaimugravitatsiooni ringluse vaimsele tõmbejõule. Algne poeg on universaalselt ja vaimselt eneseteadlik. Tarkuse poolest on poeg isaga täielikult võrdne. Me ei saa esimesel ja teisel allikal vahet teha ka teadmise ja kõike teadmise vallas. Poeg teab kõike nagu isagi. Ealeski ei tule ükski universumi sündmus talle üllatusena. Lõppu teab ta juba alguses ette. Isa ja poeg teavad tõepoolest kõikide vaimude ning vaimsustatud olendite arvu ja asukohta kogu universumite universumis. Poeg teab kõike nii tänu oma kõikjal olevale vaimule kui ka tõigale, et nagu isa ja ühine toimijagi, teab ta seda, mis sisaldub ülima olendi tohutus peegeldus intellektis. See intellekt teab igal ajal hetkel kõike, mis sünnib 7 superuniversumi kõikides maailmades. Ja leidub veel teisigi võimalusi, kuidas paradiisipoeg suudab kõike teada. Igavene poeg on armastava, armurikka ja hoolitseva vaimse isiksusena täielikult ja lõpmatult võrdne kõikse isaga. Kõikides oma armuküllastes ja kiindumuslikes kokkupuudetes alamate ilmade tõusuolenditega on igavene poeg just niisama lahke ja tähelepanelik, niisama kannatlik ja pika meelega nagu tema kohalike universumite paradiisipojad, kes nii sageli annetavad ennast ajalikele arengumaailmadele. Igavese poja omadusi pole tarvis enam põhjalikumalt käsitleda. Jättes eespool toodud erandid kõrvale, piisab Jumalpoja omaduste mõistmiseks ja õigeks hindamiseks sellest, kui õpitakse tundma Jumalisa vaimseid omadusi. 5. Igavest poega puudutavad kitsendused.
Igavene poeg ei ole isiklikult tegev füüsilises vallas ega osale ka loodud olenditele osaks saava meeleteenistuse tasandeil, muidu kui ainult ühise toimija kaudu. Need kitsendused aga ei sega igavesel pojal vähimalgi määral rakendamas täies ulatuses ja vabalt vaimse kõiketeadmise ja kõikjale küündiva ligiduse ja kõikvõimsuse jumalikke omadusi. Igavene poeg ei tungi isikuliselt nendesse vaimupotentsiaalidesse, mis on olemuslikult omased jumalas absoluudi lõpmatusele. Ent vastavalt sellele, kuidas need potentsiaalid tegelikustuvad, satuvad nad poja vaimu gravitatsiooniringluse kõikvõimsasse mõjuvälja. Isiksus on kingitus, mille annab ainult kõikne isa. Igavene poeg saab isiksuse isalt, aga ta ei kingi seda ilma isata. Pojast lähtub hiigelhulk vaime, kuid need tuletatud olendid ei ole isiksused. Kui poeg loob isiksuse, teeb ta seda koos isaga või ühise loojaga, kes võib sellisel juhul tegutseda isa asemel. Niisiis on igavene poeg isiksuste kaaslooja, ent ta ei kingi isiksust mitte kellelegi ega loo isikulisi olendeid eales üksinda omal käel. See tegevuspiirang aga ei välista poja võimet luua ükskõik missugust ühte liiki mitteisikulist reaalsust või siis mitut liiki mitteisikulisi reaalsusi. Igavest poega piirab kitsendus looja õiguste edasiandmisel. Igavikustades algse poja annetas isa talle võimu ja eesõiguse ühineda isaga loovate omadustega varustatud uute poegade loomise jumalikus töös, mida nad on teinud ja teevad ka praegu. On aga need kooskõlastatud pojad loodud, pole loomisõigust ilmselt enam võimalik kaugemale edasi anda. Igavene poeg annab loomisvõime ainult esimesele ehk otseselt isiksustatule. Niisiis, kui isa ja poeg ühinevad, et isiksustada looja poeg, jõuavad nad sihile. Kuid sel kombel loodud looja poeg ei suuda mitte kunagi loomisõigusi üle kanda või edasi suunata neile arvukatele poegade rühmadele, keda ta seejärel ise luua võib. Ehkki kõrgeimates kohalike universumite poegades võib tõepoolest täheldada looja poja loomisomaduste väga piiratud peegeldust. Lõpmatu ja üksnes isikulise olendina pole igavesel pojal võimalik oma olemust ja osadeks jaotada. Ta ei saa jagada ja annetada oma mina individualiseeritud osakesi teistele olemusvormidele või isikutele, nagu seda teevad kõik nii isa ja lõpmatu vaim. Kuid poeg saab annetada ja annetabki ennast piiramatu vaimuna, kes hõlmab kõike loodut ning tõmbab lakkamatult enda poole kõiki vaimisikusi ja vaimseid reaalsusi. Pidage ikka meeles, et kogu loodu jaoks on igavene poeg vaim isa isikuline pilt. Jumaluse mõttes on poeg isikuline ja ainult isikuline, sest jumalikku ja absoluutset isiksust ei saa osadeks lahutada ega fragmentideks jagada. Jumal isa ja Jumal vaim on samuti tõeliselt isikulised, ent lisaks sellele, et nad on niisugused jumalusisiksused, on nad ka kõike muud. Ehkki igavene poeg ei saa mõttekohandajate annetamises isiklikult osaleda, pidas ta igavikulises minevikus koos kõikse isaga nõu, kiitis isa plaani heaks ja tõotas igavest koostööd, kui mõttekohandajate annetamist kavandav. Isa pani pojale ette. Tehkem surelik inimene oma näo järgi, meie sarnaseks. Ja nii nagu teie sisimas asub isa vaimu fragment, nii ümbritseb teid poja vaimu ligidus. Samal ajal tegutsevad nad mõlemad otse kui üksainus lakkamatult teie vaimse edenemise hüvanguks. 6. Vaimumeel. Igavene poeg on vaim ja tal on meel, kuid mitte seesugune meel või selline vaim, mida surelik meel aduda suudaks. Surelik inimene tajub meelt piiritletud, kosmilisel ja ainelisel ja isikulisel tasandil. Inimene hoomab meeleilminguid ka elusorganismides, kes toimivad allisikulisel looma tasandil. Ent tal on meele olemust raske taibata siis, kui jutt käib aineülestest olenditest või ainukordsetest vaimisiksustest. Eksistentsi vaimutasandi puhul peab meelt defineerima teisiti. Ja ka siis, kui seda terminit kasutatakse vaimu intellektitegevuse märkimiseks. Niisugust otseselt vaimuga liituvat meelt pole võimalik võrrelda ei selle meelega, mis kooskõlastab vaimu ja mateeriat, ega ka sellega, mis seostab ainult mateeriaga. Vaim on pidevalt teadvuslik, meelt omav ja tal on mitmesugused identiteedifaasid. Kui ükskõik missuguses faasis meel puuduks, ei oleks vaimolendite vendluses vaimset teadvust. Jumalustele on omane meele ekvivalent
ehk võime tunda ja olla tuntud. Jumalus võib olla kas isikuline, eelisikuline, üleisikuline või mitteisikuline, ent Jumalus pole ealiski ilma meeleta. See tähendab, tal ei puudu kunagi võime vähemalt suhelda enda sarnaste olemusvormide, olendite või isiksustega. Igavese poja meel on isa oma sarnane, kuid erineb kõikidest teistest meelest kogu universumis. Koos isa meelega on ta ühise looja erinevate ja ulatuslike meelte esivanem. Isa ja poja meelt, seda mõistust, mis on kolmanda allika ja keskmaa absoluutse meele esivanemaks, illustreerib ehk kõige paremini mõttekohendaja eelmeel. Ehkki need isa fragmendid asuvad täielikult väljaspool ühise toimija meeleringlust, on neil olemas mingi eelmeele vorm. Nad tunnevad ja neid tuntakse ning neil on olemas teatud inimomase mõtlemise vaste. Igavene poeg on täielikult vaimne. Inimene on peaaegu täielikult aineline. Seepärast peab paljugi sellest, mis puudutab igavese poja vaimisiksust, tema 7 paradiisi ümbritsevat vaimset sfääri ning paradiisi poja mitteisikuliste loodute olemust, jääma ootama aega, mil te olete lõpetanud oma morant ja tõusu kohalikus Nebadoni universumis ning saavutanud vaimuseisundi. Ja seejärel, kui te liigute läbi superuniversumi edasi Havona poole, saavad paljud neist vaimust varjatud saladustest selgeks tänu sellele, et teis hakkab idanema vaimumeel, vaimne taip. 7. Igavese poja isiksus. Igavene poeg on see lõpmatu isiksus, kelle määratlematuist, isiksusköidikuist kõikne isa end kolmsustamismenetluse läbi vabastas ning tänu kellele ta on ennast sellest peale lakkamatult lõputus külluses annetanud oma igavesti avarduva universumi loojatele ja loodud olenditele. Poeg on absoluutne isiksus. Jumal on isa isiksus, isiksuse allikas, isiksuse annetaja, isiksuse põhjus. Iga isikuline olend saab oma isiksuse kõikselt isalt täpselt nõnda, nagu algne poeg saab oma isiksuse igavesti kõikselt isalt. Paradiisi poja isiksus on absoluutselt ja ehedalt vaimne ning see absoluutne isiksus on ühtaegu jumalik ja igavene algkuju, mille järgi isa annetas isiksuse esmalt ühisele toimijale ning seejärel musttuhandele olendile kogu ääretus universumis. Igavene poeg on tõesti armuküllane hoolitseja, jumalik vaim, vaimne võim ja ehe isiksus. Poeg on universumitele avaldatud jumala vaimne ja isikuline olemus. Esimese allika ja keskme sügavaim algolemus, milles ei leidu midagi mitteisikulist, jumalikkuse välist, ebavaimselt või puhtalt potentsiaalselt. Paraku on võimatu inimmeelele sõnadega edasi anda igavese poja taevaliku isiksuse ilu ja suursugusust. Kõik see, mis kipub ähmastama kõikset isa, takistab peaaegu niisama segavalt igavese poja kontseptuaalset äratundmist. Te peate ootama, kuni olete jõudnud paradiisi. Siis mõistate, miks mul ei õnnestunud portretreerida selle absoluutse isiksuse olemust nii, et piiritletud meel sellest aru saaks. 8. Igavese poja äratundmine. Kõiges, mis puudutab identiteeti, loomust ja muid isiksusomadusi, on igavene poeg kõikse isaga täielikult võrdne. Tema täiuslik täiendus ja igavene teisik. Samas tähenduses, nagu Jumal on kõikne isa, on poeg kõikne ema. Ning meie kõik, nii alamad kui ülemad, moodustame nende kõikse perekonna. Et osata õigesti hinnata poja iseloomu, peaksite uurima ilmutust isa jumalikust iseloomust. Need mõlemad on igavesti ning lahutamatult üks ja seesama. Intellektiolendite alamad rühmad ei suuda nendel jumalikel isiksustel tegelikult mingit vahet teha. Neil, kes on pärit jumaluste eneste loomisaktidest, polegi neid nii raske eristada. Olendid, kelle sünnikoduks on keskne universum või paradiis, näevad isa ja poega nii universumi juhtimise ühe isiksuse tervikuna kui ka 2 eraldi isiksusena, kes tegutsevad universumi haldamise kindlates valdkondades. Isiksustena võite te kõikset isa ja igavest poega endale ette kujutada kui eraldiseisvaid üksikisikuid, sest seda nad tõepoolest ka on. Universumite haldamises aga on nad teineteisega sedavõrd liitunud ja läbi põimunud, et alati polegi võimalik nende vahel vahet teha. Kui universumitesse puudutavais asjades tuleb ette isa ja poja üllatavaid vastastikuseid ühendusi, siis ei olegi iga kord kasulik püüda nende tegevust eristada.
Meenutage lihtsalt, et Jumal on algatav mõte ja poeg väljendusrikas sõna. See lahutamatus isiksustub igas kohalikus universumis looja poja jumalikkuses, kes esindab 10 miljoni asustatud maailma loodud olenditele nii isa kui ka poega. Igavene poeg on lõpmatu, aga talle saab läheneda tema paradiisi poegade isiksuste läbi ning lõpmatu vaimu kannatliku hoolitsuse kaudu. Ilma paradiisi poegade annetusteenistuseta ning lõpmatu vaimu olendeid armastava hoolitsuseta oleks ainelist päritolu olendeil vähe lootust jõuda igavese pojani. Ja samavõrra tõsi on see, et nende taevaste jõudude abil ja juhatusel saab Jumalat tundev surelik kindlasti paradiisi ning seisab ükskord majesteetliku poegade poja isiku ligiduses. Ehkki igavene poeg on sureliku isiksuse algkuju, leiate olevat kergema mõista nii isa kui ka vaimu reaalsust, sest isa on see, kes teile tegelikult teie inimisiksuse annetas. Lõpmatu vaim aga on teie sureliku meele absoluutne allikas. Ent kui te paradiisi viival vaimse edenemise rajal kõrgemale tõusate, muutub igavese poja isiksus teie jaoks üha reaalsemaks ning tema lõpmatult vaimse meele tõelisus saab teie jätkuvalt vaimsustuva meele jaoks üha selgemaks. Igavese poja idee ei saa teie ainelises meeles eales kirkana särada, ka sellele järgnevas Morontia meeles mitte. Alles siis, kui vaimsustute ning alustate vaimu tõusuteed, hakkab arusaam igavese poja isiksusest oma kirkuselt järele jõudma arusaamale, mis teil on paradiisist pärit looja poja isiksusest, kes kunagi isiklikult ja isiksusena kehastus ning elas Urantial inimesena inimeste seas. Kogu teie kohaliku universumi kogemuses peab looja poeg, kelle isiksust inimene mõistab, korvama teie suutmatust aduda märksa enam vaimse, kuid mitte põrmugi vähem isikulise paradiisi igavese poja täit tähendust. Kui teie areng kulgeb läbi Orvontoni ja Havona, kui te jätate selja taha elava pildi ja sügavad mälestused oma kohaliku universumi loojast pojast, siis hüvitavad seda ainelise ja Morontia kogemuse möödumist, lakkamatult avarduvad arusaamad paradiisi igavesest pojast ja tema süvenev mõistmine, tema reaalsus ja kohalolek tugevnevad seda mööda, mida lähemale te paradiisile oma arengus jõuate. Igavene poeg on suur ja hiilgav isiksus. Ehkki surelikul ja ainelisel meelel pole jõudu niisuguse lõpmatu olendi isiku tegelikkust mõista, ärge kahelge tema isikulisuses. Ma tean, millest räägin. Lugematuid kordi olen ma seisnud selle igavese poja jumalikus ligiduses ning seejärel võtnud ette teekonna läbi kõiksuse, et täita tema armastusest kantud palvet. Esitanud jumalik nõuandja, kellele tehti ülesandeks sõnastada see paradiisi igavest poega kirjeldav ettekanne.